Varro Vooglaid on meil nüüd ka otse stuudios. Tere õhtust. Tere õhtust. No, tavavaataja, olgu ta nüüd Tallinnas, Järvas või Võrus, ei saa aru, mis siis toimub. Kas põhjus on nüüd selles kärarikas kooseluseaduses, mille ümber vahepeal lokku löödi või milleski muus, mille vastu siis välja astutakse? No alustame sellest, et täna me tõepoolest esitasime pressinõukogule kaebuse Eesti Päevalehe, Rahvusringhäälingu ja Delfi vastu, kes on täiesti alusetult loonud avalikkuses sellist kuvandit, nagu oleks meie sihtasutusel ja selle juhtorganite liikmetel mingisugused varjatud sidemed Venemaa võimuringkondadesse kuuluvate inimestega ja nagu me oleks saanud sealt mingit rahastust. Et olgu alguseks öeldud täiesti selgelt, et sellised kahtlustused, süüdistused, etteheited on täiesti alusetud ja laimavad. Nüüd, miks sellised etteheiteid tehakse Eesti Päevalehe poolt? No ma arvan, et seda ei ole ka väga raske mõista, et me oleme näinud läbi viimase poole aasta, kuidas Eesti Päevaleht on jõuliselt teinud propagandat kooseluseaduse läbisurumisele Riigikogus. Ja me teame ka seda, et Eesti Päevaleht on olnud sunnitud tunnistama, et ka näiteks Peeter Rebane, tuntud homoseksuaalist ärimees, on palganud Eesti ja Baltimaade juhtiva suhtekorraldusfirma KPMS, mis on nii-öelda korraldanud positiivset kommunikatsiooni kooseluseaduse läbisurumise toetamiseks. Nii et me teame, et Eesti Päevaleht ja Eesti peavoolumeedia laiemalt on väga tugevalt olnud seotud mitte sellega, et ühiskonda sõltumatult informeerida, vaid vastupidi teha propagandat valitsusparteide ambitsioonide realiseerimiseks. Me kuulasime siin ka kommentaari ja siin oli viide ka teie lapsele. No andke andeks, kui on tegemist poliitiliste mängudega ja nii-öelda juhkrusega. Jätame lapsed mängust välja. Miks peab teie lapse kiskuma sellesse mängu? No loomulikult on see täiesti lubamatu ja ebameeldiv ja arusaamatu, et ilmselgelt on siin mindud üle piiri ja seda on tunnistanud ka ERR-i juhatuse esimees Margus Allikmaa ja ka Mihkel Kärmas Pealtnägijas vabandas sellise saatelõigu eetrisse laskmise pärast Eesti kõige vaadatumas saates. Aga eks teiselt poolt jälle vaadatuna ei ole selles ka midagi nii väga üllatavat, et kogu see meediapropaganda, mis on olnud suunatud kooseluseaduse läbisurumise toetamisele, on ju pidevalt kätkenud üsna selliseid alatuid võtteid. Et kõiki inimesi, kes ei ole nõus kaasa minema sellega, et perekonna institutsiooni, abielu institutsiooni ja nende aluseks olevate traditsiooniliste moraalsete väärtuste tähendus defineeritakse õiguslikult radikaalselt ümber. Kõiki need inimesi on ju läbivalt süüdistatud vihkamises, sallimatuses, äärmusluses, putinismis. Eks Eesti Päevaleht avaldas isegi sellise artikli, kus ütles, et niinimetatud homovastased tahavad Eestist luua natsiriiki. Iroonia on see, et ka Eesti juudi kogukond on väljendanud kooseluseaduse läbisurumisele vastuseisu, mistõttu tekib justkui mulje, nagu ka juudi kogukond tahaks Eestist natsiriiki teha. Nii et ma ütlen, et kõik see on nii alatu olnud pidevalt, et see ERR-i Pealtnägijas esitatud süüdistus lihtsalt langeb sellesse samasse žanrisse. Kes kogu selle asja taga on? Kas te oskate arvata? On teil võib-olla mingisuguseid signaale, informatsioone ka sealt künka otsast Toompealt? No ilmselgelt loomulikult, et siin võib vaadata seda väga mitmel tasandil. Et me teame ühelt poolt, kuidas rahvusvahelisel tasandil Ameerika Ühendriigid on öelnud otse välja, et see niinimetatud homoõiguste edendamine kõikjal maailmas on üks nende välispoliitilistest prioriteetidest. Ja nüüd, kui president Obama käis Eestis, me näeme ka seda, kuidas meie poliitiline juhtkond püüab siis nagu meelepärane olla meie transatlantilistele partneritele, nagu öeldakse, selle seaduse läbisurumisega. Aga ka on üks parteipoliitilisel tasandil loomulikult, see ei ole ju mingi saladus, et seda asja enne kõike püüavad läbi suruda vastu Eesti rahva enamuse tahtmist Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid. Et me oleme näinud Riigikogus niivõrd palju manipulatsioone, et üks õiguskomisjoni liige mul hiljuti ütles, et kõik, mis kooseluseaduse menetlemisel toimub, on üks suur manipulatsioon. Ja me näeme neid manipulatsioone ka praegusel hetkel, et näiteks homme koguneb Riigikogus õiguskomisjon ja minuni jõudnud informatsiooni kohaselt Reformierakond on survestanud 2 oma partei liiget, kes on õiguskomisjoni liikmed, mitte osalema homsel õiguskomisjoni istungil. Kas me võime siin saates ka need nimed välja öelda? No jaa, eks me saame homme näha, et kas näiteks õiguskomisjoni istungil osalevad Igor Gräzin ja Kalle Laanet, kes kumbki ei toeta kooseluseaduse läbisurumist, ent on Reformierakonna liikmed või ei osale. Et me siin ei pea nagu väga spekuleerima, et vaatame lihtsalt faktidele. Suur tänu, Varro Vooglaid, siia stuudiosse tulemast ja huvitava jutu eest. Suur tänu kutsumast.